tänases saates on mees, keda tavaliselt koguduses keegi ei märka, aga kelle puudumist märkavad kõik. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja täna on mul eriliselt hea meel tervitada saates Unot. Tere Uno! Tere tulemast saatesse. Ole hea, võta istet ja esimene mõte, mis mul sinuga seostub, on see, et sa oled mees, keda tavaliselt ei märgata, aga kelle puudumist märkavad küll kõik. Millega sa, Uno, tegeled? Millega sa Jumala riigis kaasa teenid? No tegelikult on see nimekiri üsna pikk. Alates sellest, mis ma olen teinud üsna mitu aastakümmet, hoolitsenud kiriku helitehnika ja teenistuste ja kontsertide helindamise eest. Aga praeguseks on üks suurem valdkond meie metodisti Tallinna kirikuhoone haldus. Ja see oleks üsna pikk nimekiri, et mida see endast kujutab. Mul on eriliselt hea meel tõesti, et ma juba kordan ennast, aga et sa tulid ja olid nõus tulema sellesse saatesse. Me tihti näeme lavadel pastoreid, evangeliste, ülistajaid, teenijaid ja me praktiliselt kunagi ei näe tugi inimesi nagu sina, kes avab kiriku ukse, kes keerab helinuppu ja ometigi on see väga oluline teenimise viis. Kuidas sina tajud oma teenimist? Kas sa oled evangelist? No tegelikult küll. Ma ei tunne ennast sugugi mingi teisejärgulise või vähem olulisena. Arvan, et see on väga hästi, et ma ei pea olema seal püüne peal. Mulle sobib minu osa paremini. Ja ma saan aru, et see on vajalik. Ma olen näinud, kuidas ilma selleta on märksa raskem. See on tavaliselt ikka nii, et kui me oleme teenistusel, siis kui heli on paigas, siis keegi ei märka seda, et keegi helindab ja heli üldse olemas on, sellepärast, et see on nii loomulik. Ja. Aga kui heli on paigast ära, siis kohe kõik märkavad seda. Ja see on. Ja, sa tuled kristlikust perest, oled sündinud kristliku perre. Räägi palun oma perekonnast ja taustast. Jaa. Ütlen, et mida rohkem aeg edasi, siis ma mõistan, kui suur eelis see on olnud sündida ja kasvada sellise heade, tõsiusklike kristlaste vanemate lapsena. Minu sünnikodu on Saaremaa. Isa oli väikese maakoguduse pastor, mis tol ajal ei olnudki nii väike, ma olen vaadanud neid nimekirju, seal oli veel minu lapsepõlve ajal umbes 40 liiget kirjas. Praegu küll seda kogudust ei ole enam, et ühinenud Reegla kogudusega. Aga nähes oma vanemate sellist tõsist usku, ausust, ma ei oskagi kirjeldada, minu jaoks ei ole kunagi olnud sellist mõtet, et peaks midagi teisiti tegema või teisiti elama või proovima midagi muud. Ma nägin, mis elu elati ümbruses ja mis oli kodus ja minu jaoks ei tekkinud kunagi mõtet, et prooviks ka seda, mis maailm pakub. Kuidas sinusse kui kristlasesse ja te peresse kui kristlastesse suhtuti? See oli ju kommunismi aeg. Ja... Ütleme niimoodi, et tavalised inimesed, meie naabrid, väga hästi ja kui neil ka mingi mure oli, siis ma nägin, kuidas nad käisid seda jagamas minu emaga või isaga. See, et aeg-ajalt isa kutsuti välja ja ta pidi aru andma, kui ta oli Tallinna külalisi vastu võtnud palvemajas. See käis selle elu juurde. Et sa olid nagu sellest ühiskonnast natuke nagu kõrvale tõugatud, aga see oli loomulik. See aitas otsustada ise
ja kogu elu mõista, et see Nõukogude värk, et see on meie jaoks võõras ja loodetavasti ajutine, kuigi ei julgenud siis uskuda, et see ajutine on, aga kunagi ei võtnud seda omaks. Et ühtepidi olid sellel ajal nagu ühiskonnast nagu eemale tõugatud, aga teistpidi tegelikult inimesed väga hindasid ja nii nagu sa oled ju seda kirjeldanud, et kui neil mure oli, siis nad tulid ikkagi teie juurde. Jah, ja kui ma tagantjärgi olen oma vanade klassikaaslastega rääkinud, siis ka nemad mäletavad oma lapsepõlvest neid kordi, kui oma vanaemaga koos näiteks olid seal palvemajas jõuluõhtul. Ja nüüd ütleme 50-60 aastat hiljem nad rääkisid sellest esimest korda. Aga millal sinu vanemate jumal sai sinu jumalaks? No väiksest peale on meid õpetatud palvetama, aga minu jaoks isiklikuks olin vist umbes 13-aastane, kui Saaremaal erinevates palvemajades käis ansambel Seela, mis oli ka ju tegutsenud ainult mõned aastad selleks ajaks. Ja nähes ja kuuldes neid, see kuidagi nagu kõnetas mind ja sain aru, et neil on midagi, mida mul ei ole ja midagi, mis nagu ma tahaks, ütleme lapsele niimoodi mõeldes, tahaks omada midagi sarnast. Ta rõõmu, seda julgust. Kui kutsuti eestpalvele, ma ei läinud, aga isa märkas, et midagi toimub. Ja siis, kui tema siis küsis, siis ütlesin, et jah, ma tahan saada Jumala lapseks. Ja see oli siis kodune palve. Sa mainisid juba ansamblit Seela. Kui meid kuulavad täna võib-olla nooremad inimesed, siis nad mõtlevad, et meil on nii palju ülistusbände, nii palju erinevaid ülistuskollektiive. Kuidas sellel ajal oli? No neid ei olnud palju. See oli keelatud, tegelikult keelatud, paljusid asju tuli teha sala ja sa teadsid, et sa sellega ei meeldi võimudele. Me ju teame neid lugusid, kuidas mõnigi pidi jätma oma kooli või töökoha. Et sa teadsid, millega riskid, aga kui sa tahtsid ikkagi jagada seda sõnumit, siis sa läksid ja tegid seda ja tulemused olid sellised. Aga mis see salaja tegemine, mis see praktiliselt tähendas? Kuskil ikkagi ometi ju te esinesite või ansambel esines? Jaa. Aga kõik ettevalmistused, kõik kokkuleppimised, kuhu minna, keda kutsub. Ei olnud ju tol ajal isegi telefoni inimestel, aga ometi info liikus ja ütleme hiljem, kui olin juba Tallinnas ja aitasin Seelat siis nagu tehnika poolest, siis me vaatasime, isegi imestasime, et kuidas inimesed teada saavad. Kui näiteks oli mingi väljasõit mingisse Eestimaa väiksemasse paika, rahvas tuli kohale, info liikus suust suhu. Jah, ja noorematele meenutame siis. Ei olnud Facebooki ega Instat ega mingit muud sotsiaalmeediat. Ei olnud. Isegi telefone, nagu sa ütlesid, ei olnud. Lauatelefonid üksikud olid, eks? Jah, ja tänava nurgal oli telefoniputka, millelt keegi oli toru kaasa viinud. Ja tavaliselt oli see nii, jah. Sellest ajast on üks mees, Jaanus Kärner. Just. Eks tema on kindlasti ka aidanud mul neid valikuid teha. Ma mäletan, ta käis ikkagi mitmeid kordi ka meie kodus, sest meie kodus võeti vastu neid kristlasi ja neid sõpru, kes Saaremaal käisid ja nad olid ka meie külalised. Ja siis, kui ma Tallinnasse kooli läksin, siis mõne aja pärast oli tema see, kes kutsus appi, et kuule, aita meid, meil on juhtmed üsna rävalaks muutunud ja meil ei ole kedagi, kes neid korrastaks. Ja siis sellest algas siis minu niisugune kaastöö Seelaga. Kas sa olid õppinud seda ala? Ja ma õppisin polütehnikumis sel ajal ja erialaks oli raadioside ja levi. Tänapäeval on vist mingi muu nimetus, aga põhimõte sama. Ma tean, et su poeg on läinud sinu jälgedes. Peab see paika või? Mõneti küll, jah. Ta tegeleb ühes teises kohas sarnaste asjadega. Räägime korraks sinu enda perest ka. Me rääkisime su lapsepõlve perest. Ja, abikaasa on keskel, Eliko.
poeg on seal ääre peal, siis vanem tütar koos abikaasaga ja noorem tütar. Ja sinu noorema tütrega kohtun ma ka siin tihti stuudios, ta on kaasa teenimas kaamera operaatorina siin, nii et järelikult see siuke tehnikapisik on ikka, sa oled kõigile seda vaikselt kaasa andnud. Ma ei tea, ma ei ole nagu püüdnud nagu suunata, aga kui nõu küsitakse, siis ma ütlen, et see on täiesti normaalne asi, millega tegeleda. Lähme veel korraks tagasi sinna Seela aegadesse ja selle ansambli tegevusse. Palun kirjelda, kuidas tol ajal, millest me nüüd räägime, me räägime 70-ndatest, eks ju, eelmisel sajandil. Kuidas sellel ajal pille hangiti? Oskad sa mõne näite tuua? Täna lähed poodi või tellid e-kaubandusest, kõik tuleb kliki kaugusel. No midagi võis ju kaubandusvõrgust saada, kui oli tutvusi, siis võisid saada mingi sotsmaade pilli. Kui sellega tööd teha natukene, siis võis sealt isegi hääled kätte saada. Et meenutas pilli veidikene, et? Ja no sul polnud lihtsalt ei jäänud midagi, sa pidid kasutama seda, mis on. Aga näiteks mingit normaalset võimendust hankida, selleks oli vaja tutvusi ja sõpru, et sa saad, ütleme, praegu ei ütle inimestele midagi, mis asi on Regent 60, mis on võimendi, et kui sul see oli, siis sa olid ikkagi tegija, meil see oli. Aga kui vaadata, mis see endast kujutas, see oli mingi 40-vatine lamp võimendi 4 sisendiga ja katsu hakkama saada sellega. Ühesõnaga väga palju tuli kombineerida, ise ehitada, kasutada heade sõprade abi, siis ei olnud veel lääne kontakte. Oli hea, kui saime Ida-Saksa Vermona Oreli. Selleks oli ka vaja häid sõpru. Ma saan aru, et see oli väga kõva sõna sellel ajal. See oli väga kõva sõna sellel ajal. Ma olen kuulnud mingit lugu, kuidas üks kitarr toodi üle piiri. Kas sa tead sellest midagi? Jaa. See oli, toodi Rootsist. See oli Fender, soologitarr. Ja muidugi see pandi tollis kirja. Ja nõuti, et viiakse tagasi. Aga siis tuleb nutikas olla. Siis kähku telliti ühelt puussepalt kitarrikujuline ese, tõmmati keeled peale, kirjutati peale Fender ja läks kaubaks. See viidi siis nii-öelda selle kitarri pea tagasi ja ma saan aru, et hiljem saadeti tühi kitarri kohver isegi siia tagasi veel. No, pidid olema leidlik. Ja tol ajal oldi väga leidlikud. Aga kui ansambel harjutas, siis tollel ajal oli üsna tüüpiline, et tegelikult KGB ehk siis repressiivorgan oli vaikselt sokutanud ühe oma inimese kuhugile, kas Seelaga seoses või sinu kogudusega seoses meenub ka mõni selline lugu? Jaa. No üldjuhul oli ka teada need inimesed ja eks nende juuresolekul hoiti suu kinni, aga me kasutasime prooviruumina Apteeginova keldrit. Ja meie pillid, nii vähe või palju kui need oli, seisid seal ja siis saadi kokku, tuldi jälle proovi tegema. Ükskord oli nii, et tuleme sinna, tahame prooviruumi minna, võti ei keera. Selge, lukku vahetatud. Ja siis saime aru, et aega on vähe. Oli võimalik sealt üle sellise, see oli kõrval keskkütteruum, sealt sai üle seina ronida, tõstsime oma tehnika välja ja ma ei mäleta, kas tuli keegi sõber appi autoga ja viisime ruttu teise kohta. Ehk siis siseinfo oli liikunud juba, et... No pärast tuldi meile ütlema, et aga täitevkomiteest tuli nõudmine, et tehnika ära anda. Aga me ei olnud sellega nõus. Ja pärast see asi vaibus maha. Ja me võib-olla täna ei oska isegi päris hinnata seda, millised võimalused meil täna käes on kõik, et... Jaa, kindlasti mitte. Ja kas ma mäletan õigesti, et te harjutasite seal Apteegi tänaval, mis on Raekoja platsi kõrval, aga tegelikult teenistused toimusid ju Viru juures ju? Merepõjuste kirikus, jah. Ja see oli
mäletan neid kordi, kui ei saanud taksot või ei olnud kedagi sõpra, kes autoga veaks, siis võtsime oma pillid selga ja läbi vanalinna nende kitsaste käikude avastasime selliseid toredaid otseteid, et oleks vähem tassida. Ehk siis kõik see raske träni tuli tassid ühest koos teise ja pärast kõik tagasi viia sinna veel läksin. Õnneks oli meil siis tehnikat märksa vähem kui praegu. Võis tassida. Kes on sinu elus olnud need inimesed, kes sind on kõige enam mõjutanud? Ma arvan, et kõige rohkem ikkagi oma vanemad. Nad on nagu selle õige pagasi kaasa andnud. Aga muidugi mõelda nii sõbrad Seelast, Jaanus Kärner, oma pastorid, tahaks mainida eraldi Olav Pärnametsa. Ja kindlasti on neid veel. Et mul on olnud õnn, et nende inimestega koos olla ja koos teenida. Ja. Me oleme töökojas. Kas siin on mõni tööriist, mis sind iseloomustab või kuidagi seostub sinuga rohkem kui mõni teine? Ei tea, ma tunnen tööriistad ära küll, aga see lood on seal seina peal selline, et see aitab mitmedki asjad, kui ei oska tasakaalu leida või niimoodi, siis võtad loodi appi. Teinekord on meil elus ka tarvis niimoodi asjad üle loodida, vaadata, kas on tasakaalus. Siin on teatav siuke analoogia lood ja looris, et võib-olla kuidagi tuleb sul juba nii... Sellele ei mõelnud. Jaa, aitäh sulle, et tõesti elus peab olema tasakaal ja nii palju, kui mina olen sinuga kokku puutunud, sa oled ääretult tasakaalukas ja väga meeldiv ja eriliselt, mida ma tooksin välja, sind saab alati telefoniga kätte, mis ei ole tänapäeval enam nii lihtne teinekord ja sinu telefonil on helistamisfunktsioon veel alles. Noortel enam ei ole tihti. Ma ei teadnudki. Minul on ka see alles, nii et sellepärast ma nagu hindan seda päris palju. Noored pigemini kirjutavad täna. Ja. Aga asja ajamisel on tõesti hea, kui me saame üksteist kätte ja kiiresti asju aetud. Ma alguses küsisin su käest, et kas sa tunned ennast evangelistina. Ja minu küsimuse mõte on võib-olla seal, et kui me ütleme sõna evangelist, siis me kohe kuidagi kirgastub nagu laval keegi, kes jagab evangeeliumi või tänavanurgal jagab evangeeliumi. Aga kuidas sina mõtestad sõna evangelist? Kas oled see, kes tunned kutsumust väga tänavanurgal olla? Ei, kindlasti mitte. Aga minu elu ja töö viib paratamatult inimestega kokku, kes ka võib-olla ei tule sellisele suurele evangeelsele teenistusele, aga niimoodi muude asjade ajamise käigus viib nagu juttu selle peale, kui ma näiteks ka võtan vastu inimesi, kes tahavad need kirikuruumi rentida, kas kontserdiks või salvestuseks või mingiks koolituseks ja jutt läheb siis selle peale, kas sa ise ka usklik oled? Ja loomulikult. Ja siis inimene räägib enda headest või halbadest kogemustest ja ta on otsinud nagu vastuseid ja ta ei julge võib-olla pastori juurde minna, aga siis, kui olukorrad viivad teda kellegagi kokku, kellelt võib küsida, siis ta kasutab seda. Et ma ei ole kunagi läinud tänavale niimoodi kuulutama, et see on võib-olla ei ole kõigi osa. Ma arvan ka, et see ei ole kõigi osa, aga see, mida sa tegelikult teed, see, millega me saadet ka alustasime, et see, et sa avad uksed, see, et sa korraldad seda ruume, see, et sa teed heli, see on ju väga-väga oluline roll evangeelsest teenimisest. Ja kindlasti. Inimesed seda ei märka ja me tihti vahel ei mõtle, et see on evangeeliumi kuulutamine. See kuidagi on nii loomulik, et uksed avanevad nagu ise, kõik heli tuleb ise. Tegelikult ei ole ju nii. Jah, ma ei mõtle selle peale. Tavaliselt me selle peale nagu ei mõtle, jah. Aga kui meid täna kuulab keegi noorem inimene või kes kuidagi on selle pinge all, et evangeeliumi kuulutamine on ainult kuskil väljas käimine. Kuidas sa julgustaksid teda, et tegelikult see, mida sa teed, on kõige ehtsam evangeeliumi kuulutamine? No aga meil ongi erinev roll elus ja evangeeliumi kuulutajaid, neid ei olegi palju ja kuidas Jumal kedagi kutsub? Ma ei ole saanud evangeeliumi kuulutaja rolli ja võib-olla sellised kutsed, ma ei ole harva, kui ma tajun niimoodi,
et Jumal räägib nagu otseselt vaimus niimoodi, et tee nüüd seda või jäta see tegemata, aga sageli tulevad kutsed ka inimeste kaudu. Ja siis katsud läbi ja kui need on inimesed, keda sa usaldad, nad aitavad sul oma valikuid teha ja teinekord on ka kristlase elu üsna tavaline ja mul ei ole nagu selliseid lugusid väga jutustada, et neid oleks kusagilt väga suurest sügavusest välja tõmmatud või mingeid suuri imesid, aga ma nagu tunnen, tajun sellist nagu juhtimist ja läbikandmist ja hoidmist ja ikka alati tuleb põlved maha panna ja küsida Jumala käest. See ongi nagu siuke dilemma tavaliselt, et päris mitmes saates, kus ma olen mehe siia saanud ja ta ütleb, mul ei ole sellist põrutavat lugu, ma ei ole olnud alkoholist, ma ei ole seda ja teist. Aga see ongi suur asi, et see on vanemate õnnistus, see, mille keskelt sa tuled. Ja seda me oskame hinnata hiljem, kui me näeme, ütleme, teiste elusid ja kuidas on palju vaeva vaja näha, et inimest taastada. Jah, see ongi Jumala lugude saade ja see ongi Jumala lugu, see vanemate õnnistus, vanavanemate õnnistus, mida sa endas kannad ja annad oma perele edasi. Ja sellest saavad osa tegelikult kõik, kes teie majas sisse välja käivad. Jah, tegelikult küll. Et jah, mina kasutan seda, mis mulle on kaasa antud, et ja see on suur väärtus. Teie majas on koos Eesti kogudus, Vene kogudus ja seminar ja paljud rentnikud veel, eks? Noh, mitmed jah, kes käivad nagu alaliselt ja siis, kes tulevad näiteks jõulude ajal, koolid tulevad oma jõulukontserti näiteks läbi viima ja... Kas on olnud ka keegi, kellele sa oled pidanud ei ütlema, et ei saa saali rentida? On mõned olnud, jah. Aga õnneks on neid vähe olnud. Enamasti kõik mõistavad, et see on kirik ja ütleme, et need, kellel on tulnud ei öelda, nad on ka olnud nagu mingi kiriku taustaga, aga ei ole olnud sobiv. Aga sa ise elad ka kirikus. Kas sa saad vahel rahu ka seal niimoodi? Ma ise tajun see, et ma käin kirikus, ma teen seal midagi ära ja siis, kui ma olen väsinud, siis ma lähen koju ära nagu sinna enda siukse turvalisse keskkonda. Kas siin lastakse vahel kirikus olles oma kodus rahus? Jaa, ikka. Tuleb lihtsalt ka ise valida, et olla. Aga kui keegi tuleb mingisuguse ootamatu küsimusega, niimoodi helistab neekord ka õhtul hiljem, no pole probleemi. Enamasti inimesed siiski saavad aru, et kell 3 öösel, kui sa helistad, siis see peab ikka väga eriline põhjus olema. Kas selline kristlaste omavaheline läbikäimine, nüüd sa saad kerida päris mitu aastakümmet tagasi, kas see on tüüpiline olnud kogu aeg, mis on täna Eestis? Mulle tundub, et tänapäeval on seda isegi rohkem, kui oli ütleme näiteks 30 aastat tagasi. Ja see on hea, et on sellised ütleme, kas seinad või barjäärid või tõkked erinevate konfessioonide vahel jäänud madalamaks ja kohati kadunud. Nüüd me oleme jõudnudki selle saate lõpu osasse ja Uno, ma palun, et sa palvetaksid täna nende eest, kes võib-olla kuidagi kahtlevad selles, et kas selline tehniline töö ja tugitöö kirikus ja evangeelses töös on kuidagi evangeelne töö või ei ole. Et sa võiksid palvetada nende eest ja nad saaksid julgustust tulla kaasa teenima selle peal, mida Jumal neile on andnud. Püha Jumal, me täname sind, et sa oled need võimalused meile andnud meie elus. Täname nende eest, kes lähevad ees ja kes kuulutavad sinu sõna, aga täname nende eest, kes ei paista silma ja kes teevad tagasihoidlikku tööd kusagil taustal. Ja see on ometi väga vajalik, ilma selleta ei toimi miski. Me palume issand, et oleks neid, kes jätkaksid seda tööd, kes teeksid seda kõige paremal viisil, kes oleksid nõus õppima, oma aega pühendama ja ise jäädes märkamatuks, et sinu sõna leviks. Ja õnnista issand meie väikest Eestimaad ja kõiki kogudusi ja kõiki inimesi, kes teenivad sinu riigis. Aamen.
aitäh, Uno, sulle jagamast sinu perekonnaõnnistust ja seda, millega sa oled saanud kaasa teenida ja ka neid nõukogudeaegseid teenimise mälestusi meiega. Ja hea televaataja, kui Jumal on kutsunud sind tugiteenistusse evangeelses töös, siis ära kahtle selles. See on väga evangeelne töö ja keegi lava pealt ei saa kuulutada evangeeliumi, kui sina ei tee enda osa. Olge väga õnnistatud ja kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.